Hei, mina olen Joosep ja ma teen asju ja vaatame, mis siis 2025 meile tõi. Aasta oli päris okei aasta minu jaoks. Algul ma mõtlesin, et nagu väga ei toimuki midagi, aga siis ma hakkasin mõtlema, et mis kõik juhtus. Ikka päris palju tegelikult on toimunud. Oi, kes siin söövad? Läksid ära. Neile ei meeldi siuke asi. Aasta alguse poole sai siis mindud kinno koos teiste sisuloojatega, mis oli päris äge Minecrafti vaatama. Kes siis seda videot ei ole väinud, siis minge vaadake. Ja peale seda siis oli päris huvitav aeg. Esimeses pooles ma käisin siis 1,5 kohaga tööl ja suvel kukkus siis päevatöö ära ja jäi mul ainult õhtune töö. Aga suvel juhtus ka huvitav asi, et ma sain 5G interneti, mis siis lubas mul striimima hakata. Ja siis tuli ka uus map Manaklotsi ja see nagu muutus päris ägedaks. See, mis hakkas striimides ja muhklimaal toimuma, see oli ikka päris crazy ja päris äge, et siukest RP-d ja kõik tulid kaasa ja minu meelest see on üks suurimaid Minecrafti nii-öelda asju, sündmusi, mis siis juhtus, et see story tuli päris äge ja see story muidugi läheb edasi uuel aastal ja nii edasi ka. Aga minu meelest see oli üks kõige ägedamaid asju, mis eelmine aasta juhtus. 2025 aastal ma alustasin ka podcastiga, mis läks alguses üllatavalt hästi, et meil oli millest rääkida päris palju sisuloojaid, muid inimesi tuli kohale, ka inimesi, keda ei ole ammu näinud, nagu Margo Kütt ja kes seal olid kõik, et see oli väga suur üllatus ja äge asi ja palju huvitavat juttu sai jaetud. Lõpuks ma tegin selle podcasti idee ikkagi ära ja täitsa toimis. Et sellega ma tahaks jätkata nüüd uuel aastal ka. Lisaks ponidele, siis 2025 aastal mõtlesime, et võtaks jänesed ka. Veits liha vaja ju. Ja tegelikult ei olegi näinud seda puuri. See on siis see puur, mis me ehitasime. No tšau. Tema on vist Kalle. Oled Kalle või? Tema on siis isane jänes meil. Neil on siis siuke puur. Neil on... Ehitasime tükk aega. Konstruktsioon oli täitsa okei, aga väga halb oli selles, et kõik need võrgud on siis tegelikult pandud nipukatega siia. Ja neid nipukaid ei olnud üldse piisav palju. Et kui me oleks pannud ainult nende vahenditega, mis karbis olid, siis oleks iga loom sealt läbi saanud. Plus me panime tegelikult võre alla ka, et alt mingisugune loom läbi ei järaks ja neid jäneseid nahka ei pistaks. Lisaks sellele elab Poltas siin, Poltas on seal samas. Et kui mingisugune kährik või asi üritabki tulla, siis Polta saab nad minema ja et ponid ei nügiks seda puuri, siis on veel väike aed ümber ka neil. Et siin nad elavad siis niimoodi suures puuris. Õues ei ole neil üldse külm. Kui neil vaja, siis seal tegelikult üks tuli udust välja. Neil on siin siis plastikkarbid ja siis toru, kus nad saavad sisse minna ja karbid saab siis kaane pealt maha võtta ja kui gaas on pealt maas, saab puhastada ja siis edasi tegeleda. Siin nad hängivad niimoodi. Tunduvad, et nad on päris happy'd. Ja muidugi selle puuri puhul on see hea asi ka, et see on piisavalt suur, et siin sees saab nagu püsti seista, et ei pea küürutama. Eelmine aasta sai ka tall ehitatud siis vanast kuurist, mis oli siis puid laga igasugust kraami täis ja nüüd on hobuse kraami täis. Nüüd ta näeb siuke välja. Siin mu naine teeb siis igasuguseid asju hobustega. Et tal see trennides hakkas ka liikuma ja kõik asjad, et päris hästi läheb selle koha pealt. Eriti kui ma nüüd päevane töö kukkus ära, see on väga hea, et see hobuste asi pikkis appi natukene. Tainsa hängib seal jänkudega. Mis ta teeb seal? Räägivad salajutte. Kuidas hobuste impeerium
hävitada. Ja siis jänesed on nagu ei, hobused kaitsevad meid. Me ei ole nõus sellega, et nende impeerium hukkub. Boltas on meie kaitsja. Boltas teab, mida ta teeb. Sinantsi on, aga te saaksite olla vabad. Vabad. Kõigest. Ja siis Janko on, aga me olemegi vabad, meil on nii palju alasid, kui joosta ja süüa. Ja plaanivad seal hukutamist. Siuksed loomad. Sihtmärgiks ma vedetasin endale suure heinarulli. See on tegelikult kõige parem sihtmärk, ma ei tea, miks ma seda varem ei teinud. Aga reaalselt, üks parimaid lahendusi. Lasen nii kaua, kuni kannatab. Enam ei kannata, viskan hobustele, vedetan uue. Kõige parem. Nooled jäävad ilusti sisse. Suut jama ei ole. Vahetama otseselt ei pea. Üli hea. Ja muidugi, ma vahepeal sain ka uue vibu. See on natuke nüüd suurem kui mu eelmine see hobuse vibu. Ta on hästi natukene suurem tegelikult. Ta on tugevam ja see on tegelikult nüüd tatari vibu, kuigi idee on sama. Nüüd ma pean nooled siit välja ka tõmbama. Ja üks nool on tegelikult eriline. Ma näitan teile. Kuulake seda. See on siis vilenool. Tal on siuksed augud sees sellel otsal. Ma ostsin ühe selles, ma ei tea, kui hea see on. Aga tegelikult need on päris lahedad, neid siis kasutati vanasti märguanneteks või kui taheti siis loomi kuskilt hirmutada, siis nende vilenooltega. Natuke viliseb. Aga see on täiega äge. Mulle täiega meeldivad need vilenooled. Aga võtame need teised nooled välja siit. Aga 2025 tegelikult läks päris palju sinnapoole edasi, nagu ma soovin. Ja nüüd on uued mõtted, mida teha tulevikus. Näiteks see samune stuudio ja nii edasi. Et nagu asi ikka edeneb vaikselt. Et kui kunagi oli siuke tunne, et kõik asi stagneerub ja midagi ei muutu ja asjad lähevad kehvemaks kogu aeg, siis viimased aastad minu elus on tegelikult ainult asjad paremaks läinud. Selle tõttu, et mul nüüd ei ole päevast tööd ka, siis mul on natuke rohkem aega oma asjadega tegeleda. Pluss nagu lapsega tegeleda. Ja meil laps ka kasvab väga hästi, Roosi on nagu super-üüber juba. Jookseb ringi, teeb asju. Et asjad ikka liiguvad paremuse poole. Ja ma loodan, et teil oli ka eelmine aasta päris hea. Ja ma loodan, et järgmine aasta tuleb veel parem. Ja asjad liiguvad veel parem ka teil paremuse poole. Mina olen selle aasta üle väga tänulik ja ma loodan, et siit asjad lähevad aina paremaks ja ma saan tuua ka teile rohkem contenti. Saame koos ägedamaid asju teha. Ja näeme võrgus.